On inimesi, kes usuvad siiralt, et nad aitavad, aga nad ei talu ootamist. Nad ei talu teise aeglast kasvu, teise segadust, teise teed. Nad ütlevad, ma tean paremini. Ma olen juba seal käinud, ma näen su mustreid, aga nad ei küsi, kas sind on palutud. Päästja kompleks ei näe ennast peeglist, ta näeb ainult teise puudujääki ja kontroll. Maskeerub hoolitsuseks, surve nimetab end armastuseks. Psühholoogiliselt on see ohtlik koht, kui üks hakkab kasvama teise eest, siis teine lakkab kasvamast, sest areng, mida ei valita ise, muutub koormaks. Teadlikkus, milleks pole valmis oldud, muutub traumaks. Abi, mis tuleb liiga vara, muutub sissetungiks ja siis juhtub midagi vaikset. Partner ei tunne end ootatud, ta tunneb end väikesena, jälgituna, parandatavana. Isegi kui sõnad on õiged, on aeg vale. Isegi kui tõde on täpne, on närvisüsteem veel kaitses. Vaikne vaevpala Kasv ei sünni survel all. vajab ruumi, kui me sekkume, võime me tekitada häbi, tugevdada vastupanu, süvendada sõltuvust, murda eneseusalduse ja inimene, keda tahtsime aidata, hakkab ennast rohkem kahtlema, mitte rohkem usaldama. Holistiliselt on see lihtne, igal hingel on oma rütm, igal teel on oma tempo. Kui me kiirendame, meid ootame, katkestame loomuliku küpsemise. See on nagu taime sikutamine mullast, et vaata, kas juurd juba kasvavad. Tõeline tugi on nähtamatu, ta ei sunni, ta ei paranda, ta ei kontrolli, taotab ise tugevana seistes. See on raske, sest isekas kontroll annab tunde, et maailm vajalik, aga küps armastus lubab ka seda, et mind ei vajata samal viisil. Nüüd ma näen, ma võin teha rohkem halba kui hetk, kui ma ei usalda teise teed. Ma võin lõhkuda, kui ma sekun hetkel, mil tahaksin taanduma. Seepärast ma valin mitte päästa, mitte kontrollida, mitte kiirendada, vaid lubada kasvada. Kui inimene tahab muutuda, ta küsib, kui ta on valmis nägema, ta vaatab. Ja kui mitte, siis minu vaikus on suurem kinnitus kui mu tarkus.